kommentaarium paneb mind lihtsalt ahuitama. Sinusugune ei väärigi lapsi. Aga see on see heit, kes ütles, et ta mingi ei saa lapsi või? See on see sama, on ju? Ja siis ta töötab vist kuskil teeb mingit OnlyFansi või mis ta teeb või? Mingi stripikas kuskil vist. Strong ma olen, et ma siukse bullshitiga tegelikult nagu vastu pean. No tegelikult see ei ole strong. Saad aru, see daam, no kutsume teda daamiks. See daam ütleb, et ta on strong, sellepärast, et ta müüb oma alasti pilte ja kuskil tantsib kuskil või. Sellepärast ta on strong. Ta on nii strong. Ma nutan vahepeal, see on fine. Nagu, y'all make me cry sellepärast, what the fuck is this? Nimi Jaagup Kreem. Aga ma kujutan ette, kui see oleks reaalselt mingi random. Ma seda ei näidki kohe. Someone else will like kill themselves over it. What the fuck are you all doing? Nagu mis asi see on? Ja siis mehed on mingi, et oh my god, miks te lähete välismaale mehi otsima? Mis mees? Näita mulle näpuga, kes see mees? Kes see mees siin oli, kes küsis, et miks te lähete välismaale mehi otsima? Selles suhtes, et ma ise arvan, et need litsid võiksid kõik koos, võiksidki kätest kinni võtta ja lihtsalt ära minna. Ja sealt otsidagi endale selle uue mehe siis, aga jääkski sinna. Meil ei ole seda HIV levikut siia vaja. Meil ei ole vaja. Meil juba ukrainlased imporditi sisse ja need juba on teinud siin oma töö. Meil ei ole vaja, et kuradi omad kohalikud samamoodi seda paska sinna korraldaks. Meil ei ole tarvis seda. Rahulikult võite minna ja otsida endale sealt välismaalt neid uusi mehi. Ma arvan, et mitte kellegil siin ei ole kahju. Fuck! Mida? Ja ma tean, et siis video kommentaarides tuleb juba mingi vend, kes on mingi, aga võtake endale välismaa mees, sest Eesti mehed ei taha siin, sa oled mingi mõttetu hoor. Täpselt. Miks sa arvad, et pärast selliste kommentaaride jätmist sotsiaalmeediasse ükski naine tahab sind? Normaalne. Mind. Nii. Aga mis ma käin siin internetis TikToki kommentaariumist käin otsimas endale naist või? Ei käi ju. Just. Ehk siis nagu see point on ju invalid. Normaalne naine. Võib-olla sa peaksid second questima nagu ja ma arvan, et normaalne naine ei istu siin kuskil TikTokis. Selle asemel ta praegu õpib türa, kuidas süüa teha ja kuradi riideid pesta. Selle asemel, et kuskil mingid TikTokis kuradi mingid Coca-Colat juua ja ulguda, et mingi Jaagup Kreem su putsi saatis, sest sa oled lits ja müüd oma keha internetis. Et noh, see lihtsalt nagu minu isiklik arvamus. Et ma arvan, et noh, normaalne naine nagu tegeleb millegi mõistlikumaga, kui vaatab mingisugust TikToki või ma ei tea, mis iganes asi see ka ei ole. TT pidi uus Tinder, mis see TikTok või? Slaidivad rohkem DM-i kui Instas või? Mine nurga taha ja mine ime osta endale elu hälvik. No offense pole sust super heal arvamusel, aga me kõik erinevad, it's fine. Aga see jutt on aus, mehed arvavad, et nad kõvad vennad ja võivad naistel ükskõik mida öelda, Tauni Kari. Ma lihtsalt igaks juhuks ütlen seda kaamerasse vaadates. Kõik mehed võivadki kõikidele naistele ükskõik mida öelda ja samamoodi kõik naised võivad kõikidele meestele ükskõik mida öelda. I approve this message. Ja nii liht ongi, selles suhtes, et see, et sa siin TikTokis ulud nagu mingisugune siniste juustega lespar, noh, see ei tee maailmat paremaks, kahjuks või õnneks, ma ei tea, kumb iganes. Ja samamoodi ei tee maailmat paremaks, kui sa lähed ja valid sotsiaaldemokraate. See lihtsalt lõpeb seal, et su bloodline lõpeb järgneva 20, kui mitte maksimaalselt 100 aasta pärast. Et noh, see on sinu enda valik. Valikute küsimus. Tähelepanu vajadus, neil on tähelepanu vajadus lihtsalt ära pane tähele ja igno lihtsalt. See on väga huvitav kommentaar naisele, kes tegeleb TikTokis enda reklaamimisega, kus ta reklaamib siis enda OnlyFansi, et teised mehed, kellele siin kommentaariumis halvasti öeldakse, et nemad läheksid ja ostaksid seda OnlyFansi. See on äärmiselt huvitav lugemine tegelikult. Need, välismaa keeled suus, kus see oli siin?
need mõned kommentid on jubedad, mõnedele meestele ei sobi midagi, mida naised teevad. Ei sobi ikka. Lihtsalt ükski mees ei taha endale litsist naist. Ja siis, kui mingile litsile öeldakse halvasti, siis mingil põhjusel, ma olen sellest ka rääkinud, et mingil põhjusel on tänapäeva naised on normaliseerinud teiste naiste ringi hooramise, lits olemise, mingite piltide, paljaste piltide müümise, on teised naised, on normaliseerinud. Aga nüüd samal ajal, kui nende enda mees satub kuskil Instagramis või TikTokis või kuskil selle sama hoora profiili peale, siis on nendel naistel probleem. Siis tekib probleem. Aga miks sa vaatad teisi naisi? Aga miks sa peksad pihku? Aga miks sa ei tee seda? Oota, aga mina. Ja siis on probleem. Aga vaata, nii kaua kõik on fine, vaata. Kõik on chill. Nii kaua on nagu siin sõbrantsid, vaata. Ja siis järgmine hetk on pahandus majas ja mehed on halvad. Selle asemel, et naistena ise tegeleda core probleemidega, selle asemel nad vaatavad mehi, näitavad näpuga, ütlevad, et vaata, seal on probleem. No aga tegelikult ju ei ole. Tegelikult ju ei ole. For real, nahvu vaja üldse kirjuta neil, nagu Eesti mehed mõtlevad ainult oma nokuga, nagu mitte kõik, lihtsalt paljud. No sorry, aga kui ma vaatan TikToki, siis ma tõesti ei mõtle oma nokuga. Nagu ma isegi ei saa aru, mida vittu see tähendama peaks. I love that language. Okei. Barni Kovak. Häbistab mu nime. Nuta edasi. Su eneseväärtuse rong on ammu läinud. True take. Ma lege ei viitsi Eesti meestega tegeleda, mul pole mitte ühtegi head kogemust Eesti meestega olnud, and that's why I'm not with an Estonian guy smile. Mitte keegi ei küsinud, nagu sõna otseses mõttes. Samamoodi nagu mitte keegi ei ole mult küsinud, kas ma olen mustanahalisega keppinud või ma olen, ma ei tea, pilukat pand. Mitte keegi ei ole mult seda küsinud, mitte kunagi. Ja just samamoodi mina ei küsi seda ka mitte kunagi, mitte kellegilt. Sealt tulenevalt see on täiesti mõttetu kommentaar ja ma ei tea, kellel sa siin tähelepanu nagu tahad saada, aga see on nagu äärmiselt cringe rääkida sellest, et nagu lambist tüüp tõstab lihtsalt, saad aru, tüüp on kuskil, oletame, et on mingisugune tuba, kus on mingi 100 inimest, ehk siis 100 inimest, kes on kommenteerinud ja ta on lihtsalt seal toas ja lambist ta tõstab käe püsti ja ütleb, et mind kepib sakslane, lihtsalt täiesti lambist, tühja koha pealt lihtsalt. Mind kepib sakslane lihtsalt, täiesti lampi. Mitte, et keegi oleks küsinud või et see oleks üldse teemasse või midagi, täiesti null lihtsalt, lambist. Tühja koha pealt. Millest number 90% ära esita sotsiaalmeedias oma sisetundeid faktide pähe. 90% meestest, kes saadavad enda naisi arsti juurde testima, aga ise ei käi. No just täpselt, see on tõesti mingi, ma kujutan mingid numbreid endale ette. Välismaa mehed ütlevad samamoodi, tõmbas käima nagu sae, kas sa oled eestlane või inglane, jump, mis sul seal pööningul ikka kõik korras, ära võta meest, no problems. True take. Kui sa ei taha endal meest, ära võtta endal meest, selle asemel, et sa ingud ja vingud siin. Nagu purest form of human being, et ma olen mingi saint. I'm not. Aga ma ei ole nii evil. Vanad on, nagu, ta näeb välja nagu mingi 16. Ma võin olla hoor, aga ma olen hea südamega hoor. Mitte nagu teie. Ja keegi kommenteeris siin alla. Hea südamega hoor. Salapärast ma ei salab. That's a fucking first, nagu. Sorry, aga that's a fucking first. Hea südamega hoor. Aga siis saab tasuta või mis see tähendab? Oi, vabandust. Ma siis OF-is mingi kõikidega kebon. Ma ei kebu OF-ist mitte kellegagi. Ja teadmiseks meestele siis... Kedagi ei kotigi, nagu, see on jällegi täiesti minu arvates, minu isikliku, nagu minu hinnang. See on täiesti ebaoluline, kas sa kepid kedagi kuskil kuradi ja siis postitad seda sotsiaalmeediasse või mitte. Probleem on selles, et kui sa postitad ise ennast juba alasti kuskil Instagrami üles,
siis seal on juba nagu äärmiselt suur probleem. Miks? Sellepärast, et miks keegi peaks tahtma olema mingisuguse naisega koos, kelle pildid looklevad kuskil internetis ringi. Saad aru, et seesama mees peab minema sõpradega koos, oletame, et ta võtab sinu kaasa sõpradega koos kuskile üritusele. Sa kujutad ette, et sa lähed oma mingi venna sünnipäevale, oma vana klassivenna sünnipäevale, sõpradega koos lähete kuskile pubisse, võtad naise kaasa, sa lähed perekonnaga kohtumisel, sa lähed, ma ei tea, jõuludel, aastavahetusel saad sõprade inimestega kokku. Ja need tüübid on lihtsalt peksnud pihku sinu naise alasti piltide peale. Mis veel hullem, läheb 10-20 aastat edasi, sa otsustad, et sa saad selle naisega veel lapsed. Ja siis nad jõuavad kuskile lasteaeda, võib-olla algklassidesse ja siis tuleb välja, et Mardi ema on lits. On vaja väga vähe, on vaja mingit paari poissi, kelle isa tunneb ära ja ta ütleb, isa ütleb selle poisi emale kuskil autos või kuskil, saad aru, see naine on hoor. Ma mäletan kunagi, kuradi Mart ostis mingi ja siis türa seal oli ja see naine on see hoor. Ja saad aru, see sama poiss kuuleb seda pealt ja ta läheb sinna kuradi lasteaeda, kooli, kuhu iganes ja ta tõmbab selle teema käima seal. Näed, tema ema on lits, tema ema on lits ja saad aru, sealt läheb edasi, siis vaatavad juba lasteaia kasvatajad vaatavad, õpetajad vaatavad, saad aru, ja see kerib sealt ainult edasi, järgmine hetk tuleb välja, et mingisugune kuradi kooli direktor taob pihku selle litsi peale. Nagu saad aru, et see nagu rikub su laste tulevikku ära, mitte ainuüksi sinu tulevikku. Sina võib-olla lähed ja nutad oma tulevasele mehele seal kuskil nuka taga, et mingi, et ja siis su poissõber või mees silitab su pead ja ütleb, et ei ole hullu, ma armastan sind sellisena, nagu sa oled, aga saad aru, et su lapsed ei armasta sind sellisena, nagu sa oled. Sest nemad saavad kümneid, kui mitte nagu 10 aastaid saavad pähe selle eest, et nende ema on selline. Nad ongi lihtsalt kuradi sotsiaalsed kuradi eluheidikud lihtsalt. Ja see on nagu reaalsus. Ma tean, et siin on inimesi, kes ei nõustu sellega, aga see on reaalsus sellepärast, et ma olen ise olnud see, kes on kiusanud selliseid inimesi, kelle vanemad teevad väga küsitavaid asju. Ma toon lambi näite. Ja ma ei ütle, et ma olen hea inimene, ma pole kunagi seda öelnud. Aga ma lihtsalt toon ühe näite. Kunagi oli selline saade, nagu, ma olen seda rääkinud ka, aga kunagi oli selline saade nagu naiste vahetus. Ja meie koolist, minu klassist, ühe tüdruku vanemad osalesid seal saates. Ja põhimõtteliselt seal oli üks lõik oli sees, kus see perekond ei olnud väga heal järjel, nad lihtsalt tulid otsaga kokku ja nad said hakkama ja nende kodu ei olnud nagu kõige, ütleme, et uhkem. Ja siis oli põhimõtteliselt, seal oli mingi peldikuks, oli mingisuguse tabalukuga või mingi imeliku lukuga käis kinni. Ja siis kuidagi seal käis mingi nali selle üle, et miks see peldikuks nagu niimoodi lukku käib või mis selle nagu story on, et miks see nii on. Ja siis põhimõtteliselt, ma ei mäleta, kas see pereema või pereisa, minu meelest oli see pereema, kes ütles, et et kui meil on lapsed on kodus, et siis me käime vetsus seksimas, sest muidu me ei saa nagu laste eest nagu ära, kuna neil oli vist, ma ei mäleta, kas see oli ainult 2-toaline korter või 3-toaline korter. Ja nad elasid seal, ma ei mäleta, kas 4 või 5 ja ta ütles seda nagu kaamerasse, saad aru. Ja ma ütlen ausalt, et kas te nagu tõsimeeli kujutate ette, et meie, kes me olime mingisugused algklassides, mingisugused, meie jaoks olid nagu tüdrukud olid nagu rõvedad tollel hetkel. Me olime lihtsalt nagu mingi mingi näitasime näpuga ja itsitasime, sõna otseses mõttes. Siis te kujutate ette, et me ei käinud ja ei naernud, me isegi ei saanud aru nagu täpselt, mida see tähendab. Meie jaoks oli lihtsalt seks, mingi naised on rõvedad, mingi mingi issand, mis siin toimub, vaata, mingi et on ju. Et mingi ihihi. Ja põhimõtteliselt see kestis aastaid, kuidas see tüdruk sai pähe selle eest, et tema vanemad ütlesid, et nad käivad peldikus seksimas, sitamajas. Ja saate aru, et sellel ajal ei olnud internetti. Või oli internet, aga see ei olnud see, mis on tänapäeval. Tänapäeval see sama kuradi klipp tõmmatakse kohe kuradi telefonist käima, seal samas kuradi klassitunnis, mis iganes. Mingid vennad tõmbavad kuradi Bluetooth kõlli,
lasevad kuradi Bluetooth kõlliga mata tunni ajal, kuidas su ema saab perse. Saad aru, et see tänapäeva maailmas siukest asja teha, see on nii räige. See on nii räige. Mul on päriselt, mul on kahju nendest lastest, kes kunagi tulevad. Muidugi tema põhjal on see, et tema ei saa lapsi. Ehk siis kui me nüüd võtame selle, et tema ei saa lapsi ja nüüd tuleme tagasi selle sama kuradi, selle sama kommentaari juurde, et sinusugused ei väärigi lapsi, siis tal ongi õigus, Jaagup Kreemil, ongi õigus, sellepärast, et tänu sellele tema lapsed ei pea kannatama. Nii et ma ei tea, ma ei tea, miks see naisterahvas nii nagu mad on või sad. Minu meelest on tabel ju. Et salapärast ma ei saa lapsi, et ma siis OF-is mingi kõikidega keboon. Ma ei kebo OF-ist mitte kellegagi. Ja teadmiseks meestele, siis... Et see, jah, nagu ma ütlesin, see on täiesti ebaoluline, kas sa nagu päriselt kepid seal või ei kepi. Kui su pildid on seal internetis üleval. Ja nüüd tulevad inimesed, ja ma veel lisan selle informatsiooni ka siia juurde, et peate nagu aru saama sellest, et kui te lisate sinna kuskil internetti oma mingid kuradi pilte ülesse, siis need võivad olla paywalli taga, aga mingid screenshot ja äärmiselt lihtne teha. Ja mis sa siis teed? Mitte midagi. Mitte midagi. Sul ei ole mitte midagi teha. Sest kuidas sa saad tõestada, et keegi, kes selle edasi saatis kellele? Mitte kuidagi. Ma internetist leidsin. Kuskilt Google Docsist võtsin. Kuskilt Discordis nägin. Ja ongi putsis automaatselt lihtsalt. Su viljakuse sõltu sellest, kui mitme mehega sa kebod. I'm just saying that. Sest et siis ma arvan, ma oleksin päris fucking viljakas. It's about the time I will make jokes about it. Aga tegelikult enamus põhjus, miks naised lapsi ei saa, ei ole naiste viljakus, vaid on meeste impotentsus. Nii et võib-olla te peaksite ka ennast minema tšekkima. Just saying, sest 90% on see meeste süü, miks perekonnad lapsi ei saa. Aga praegu hetkel... see on täiesti vale väide. See on täiesti vale väide. See on lihtsalt mingi, et tegin mingi numbri lihtsalt. See on täiesti lampas. Et suures pildis ma ütlen nagu seda, et selles suhtes tal on õigus, et mehed võiksid ka ennast kontrollida. Ma ütlen nii palju, et kuni 20... See nüüd oleneb kohast, aga kuni 26. eluaastani on väga paljud kohad, mis teevad nii sugulisel teel haiguseid, on võimalik kontrollida tasuta. Ükskõik sa võid käia seal kuradi iga päev, võid käia kuradi kontrollimas ennast. Ja samamoodi on kuradi igasugused mingid, ma ei tea, et kui kiired su kuradi jobi ujub kuskil. Et need on nagu for free kuni 26. või 27. eluaastani. Nii et ma ei näe põhjust, miks mitte minna. Et ma ei tea. Kuni 26. eluaastani või? Siis on 26. Et kindlasti on mingisuguseid kohti, mis on ka nagu tasuta nagu edasises eluse nagu vanuse klassis, aga rusika reegel on see, et 26. eluaastani. Ja see kehtib nii naistele kui meestele. Nüüd jah, kui sa elad kuskil väiksemas kohas, nagu näiteks, ma ei tea, kui väike see on, aga oletame, et kuskil Raplas, siis ma ei tea, kas ma Raplas tahaks oma munni letti lüüa seal mingisugune selle arstile, kes on tõenäoliselt näinud ka su isa, su vanaisa ja su vana-vanaisa munni, et võib-olla see ei ole nagu päris see, aga kuskile Tartus või Tallinnas või kuskil käia, ma arvan, et seal lihtsalt nähakse neid munne nii palju, et ma arvan, et see ei ole nagu hädavat. Ise käisid ära enne, kui 27 said, ma käisin ikka korduvalt. Selles suhtes, et ma ikkagi olen elu näinud ja ma olen elu teinud.